Katkised turvavööd, lagunenud istmed, ebapädevad ja juhtimisõiguseta juhid. Need on vaid mõned näited rikkumistest, mida avastati Transpordi, Politsei- ja Piirivalveameti ühise koolibussireidide käigus, mis viidi läbi Lääne-Virumaal. Või 31 kontrollitud bussis tegelikkuses 7 ei oleks tohtinud üldse lapsi vedada, ühel puudus ülevaatus, 6 saadeti erakorralisele ülevaatusele, peamised vead olid siis seal tulekustutite puudumine, mõrad siis nagu juhi vaateväljas või kinnikleebitud näidikud või siis sõidumeeriku rikkumised. Töö- ja puhkeaja rikkumisi oli tegelikult ikkagi ka palju, et neid oli 5. Kuid mitte ainult kooliliine teenindatav busside seisukord ei olnud muret tekitav, aga ka nende inimeste pädevus, kes otseselt neid vedusid teostasid ehk siis olid bussiroolis. 2 puhul oli küsimus juhtimisõiguses, et ühel täiesti puudus juhtimisõigus, ühel oli juhtimisõigus aegunud ja 5 puhul siis oli küsimus ameti pädevuses, et osadel oli seal pädevuskoolitus viimane kord läbitud 10 aastat tagasi, osadel oli küll see pädevuse koolituse läbimine või ametikoolituse läbimine nagu tehtud lähiajal, aga siis pädevustõend või kood 95 oli siis juhiloale kandmata, mis nagu seaduse mõttes tähendab ikkagi pädevuse puudumist. Reidi käigus oli ka juhuseid, kus juhid nähes ja kuuldes kontrollist üritasid marsruuti muutes kiiresti põgeneda, aga see ei õnnestunud. Politsei vaatest on tegemist rikkumistega, kus menetlust alustatud nii juhtide kui ka vedajate suhtes. Eks üks asi on bussifirmad, teine on loomulikult ka siis tellija. Antud juhul on need paljud ju kohalikud omavalitsused, kes võiksid ka teha lisaks politseile Transpordiametile pistelist kontrolli. Kui bussis on ette nähtud turvavarustuse olemasolu, siis peab see olema ka korrektne, nõuetekohane ja kasutatav. Menetlused on ju tegelikkuses veel osad pooleli. Politsei poolt tehtud trahviotsused ka kõik ei ole jõustunud, et on võimalus ka neid vaidlustada. Aga olenemata sellest on nagu ütleks, et olukord on halb ja soovitaks kindlasti nendel omavalitsustel ka ise nagu nende õpilasliinidega tegeleda. Transpordiamet on juba analoogseid reide alates eelmisest aastast ka teistes maakondades läbi viinud. Nüüd avanenud pilt aga nõuab kohe kindlasti selles osas karmimat järelevalvet.